mind puudutas issandale midagi väga, kui pimedus katab maast, vaata, siis Jumal hakkab tulema oma valgusega ja mind puudutas väga kuningas Ussia lugu. Ma loen selle loo ette, et siin on väga palju, siin on tõesti, oleme ausad, nagu palju õppida, millesse me ise ei tohi mingil moel langeda, isegi siis, kui äratus nendeks tulebki kogu Eestimaa peale ja igaüks, Jumal tahab tegelikult selliseid tühjasi hästiaid tahab saada. Me siin lugesime Veltsi äratusest siin, natukene enne seda osalust siin. Et Jumala vaim on ikkagi nagu tuul, et sa kuuled ta häält ja sina ei tea, kust ta tuleb ja kuhu ta läheb. Meie ei tea, seal on kirjutatud, et meie ei hakka midagi teadma, et tema teab ise ja nõnda on samad, on kõigiga, kes on sündinud vaimus. Sa ei tea, kust ta tuleb ja kuhu ta läheb, seda sa ka ei tea. Et tegelikult meie asi on lihtsalt olla nagu astjad ja olla tühjad, et meid saaks täita. Ja siin on Ussia lugu on. See Ussia lugu on kuningas Ussia ajaraamatus, teine ajaraamatus 26, 1-23, ma loen selle ette. Ja kogu Juuda rahvas võttis Ussia, kes oli 16 aastat vana, vaata nii noore. Juuda rahvas võttis ja tõstis ta tema isa Amasia asemele kuningaks. Tema ehitas üles Eelati ja tõi selle tagasi Juudale pärast seda, kui kuningas oli läinud magama oma vanemate juurde. Ussia oli kuningaks saades 16 aastat vana ja ta valitses Jeruusalemmas 52 aastat ja tema nimi oli Jekolia Jeruusalemmast. Tema ema nimi oli Jekolia ja Jeruusalemmast. Tema tegi, mis õige oli issanda silmis kõigiti nõnda, nagu tema isa Amasia ei teinud. Ta otsis Jumalat nii kaua, kui elas Sakaaria, kes oli arukas Jumala nägemises. Ja nii kaua, kui ta otsis issanda, ta andis Jumal temale edu. Vaata Sakaaria käel ta kasvas. See oli tema väga vedas tal, et ta selle siukse prohveti käel sai kasvada, aga ta oli noor 16-aastane ja ta läks välja ja sõdis vilistide vastu ning kiskus maha Kati müüri, Joobune müüri ja Astadi müüri ning ehitas linnu Astadi ja vilistite maa-alale. Jumal aitas teda vilistide vastu ja nende araablaste vastu, kes elasid Suurpaalis ning meunlaste vastu ja ammonlased andsid Ussiale ande ning tema kuulsus levis kuni Egiptuseni, sest ta sai väga võimsaks ja Ussia ehitas Jeruusalemma tornid nurgavärava, voruvärava ja kõveriku peale ning kindlustas need. Ta ehitas torne kõrbe, kaevas palju kaevusi, sest ta oli palju karja madalmaal, ja tasandikul. Põllumehi ja viinamäe töölisi mäestikus viljapuu aedades, kuna ta armastas põllutööd ja Ussial oli võitlus valmis sõjavägi, kes rühmadena sõtta läks, olles arvuliselt ära loetud, kirjutaja Jeliili ja nimestiku hooldaja Maaseja poolt Hanania juhatusel. Hanania oli üks kuninga pealikuid, perekondade peamised. Kogu arv vahvate võitlejate hulgas oli 2600 ja nende juhatada oli sõjavägi 307 500 meest, võitlus valmis küllalt tugev, et aidata kuningat vaenlase vastu ja Ussia varustas neid kogu sõjaväega, kilpide, piikide, kiivritega, soomusrüüde, ambude ja lingukividega ja ta tegi Jeruusalemma osavalt leiutatud seadildused tornide ja nurkade peale noolte ja suurte kivide heitmiseks ja tema kuulsus levis kaugele, sest ta sai imepäraselt abi, kui ta sai vägevaks. Aga kui ta oli saanud vägevaks, läks ta süda ülbeks
nõnda, et ta talitas kõlvatult, murdis truudust issandale oma Jumalale, läks issanda templisse suitsutud altaril. Siis läks preester Assaaria tema järel sisse ja koos temaga 80 issanda preestrit, kes tublid mehed. Nemad astusid kuningas Ussiale vastu ning ütlesid temale, pole sinu asi Ussia issandale suitsetada, vaid see on preestrite Aaroni poegade asi, kes on pühitsetud suitsetama. Mine pühamust välja, sest sa oled üle astunud ja see ei tule sulle auks issandalt Jumalalt. Siis vihastus Ussia, kes oli parasjagu käes suitsetuspann suitsetamiseks. Ja kui ta preestrite pärast vihastus, lõi teda kojas suitsetusaltari juures preestriti nähes välja, ta laubal välja pidalitõbi. Ja kui preester Assaaria ja kõik preestrid vaatasid tema peale, siis oli ta laubal pidalitõbi, siis nad ajasid ta sealt kiiresti ära ja ka tema ise tõttas välja, sest issand oli teda löönud. Ja kuningas Ussia oli pidalitõbine kuni oma surmapäevani ning elas pidalitõbisena oma ette kojas, sest teda hoiti issanda kojast eemal ja Jootam, tema poeg valitses kuningakoja üle ning mõistis kohut maa rahvale. Ja muud Ussia lood on varasemad ja hilisemad ja prohvet Jesaja, Aamotsi poeg kirja pannud, siis Ussia läks magama oma vanemate juurde ja ta maeti oma vanemate juurde matmisväljale, mis kuulub kuningatele. Sest nad ütlesid, ta on pidalitõbine, tema poeg Jootam sai tema asemele kuningaks. Vot selline lugu on meil siin kirja pandud. Ja vaata, esiteks innukad noored võivad lõpetada uhkuses. Ja poisikesele antud kuninga kroon viis sellise säbiplekki, et lõpuks isegi ei maetud teda kuningate hauda, kus on kuningad. Nii et isegi surnuna eraldati kuningate hauast. Vaat selline üleastumine tekkis seal. Poisikese südamesse juurdus mõte, et et kõik õnnistused on tema omad, kõik kuulub vaid mulle. Tema isa, see Amasja pandi kuningaks, kui ta oli 25 aastat vana. Ja tema kuulekus Jumalale oli valikuline. Ja kui see sobis, siis ta kuules, kui sai uhkus pihta noomituse kaudu, siis ta eiras ja lõpetas samuti kohutavalt. Tõi sisse ebajumalad, kummardas ja suitsetas nende ees. Jumal saatis prohveti noomima, kui ta Amasja vastas ülbelt, et kas sa oled mingi kuninga nõuandja või? Et see sihukene ülbuse juur on juba kuskil suguvõsas sees. Siis prohvet peatas seda Amasjast seal. Issanda viha, see on teine arvamus 25. Issanda viha süütis põlema Amasja vastu ja ta läkitas tema juurde prohveti, et temale ütles, mis pärast sa otsid teise rahva jumalaid, kes ei ole suutnud päästa oma rahvast su käest. Ja kui prohvet temale nõnda ütles, vaata Amasja temale, kas me oleme pannud su kuninga nõuandjaks. Jäta järele, miks peaks ma siin maha lööma? Prohvet peatus ütles, ma tean, et Jumal on võtnud nõuks sind hävitada, sellepärast, et sa teed nõnda, ei võta kuulda mu sõnu. Prohvetite, et nägid, et kuningate ja prohvetite ja preestrite on selge vahe. Et Amasja ei parandanud meelt ja saabuski katastroof. Pühakiri näitab, et tema kangekaelsus ei olnud juhuslik. Jumal ise lubas, sest Juuda oli pööranud Eedomi jumalate poole. Jumal, kui kuskilt antakse mingisugune ebajumala asi ja hakatakse minema, siis Jumal annab näed hoogu juurde, okei, tehke siis. Amasja tapeti ja maeti esivanemate hauda, kui uut kuningat paika pandi, siis ei pöördunud ta preestrite poole. Uus kuningas, see, kes oli see Ussia, preestrite poole ei pöödunud, et palvetame, kes tuleks preestrit, vaid ega kindraite poole, vaid 16-aastane poisikese poole hoopis mindi. Sina oled nüüd järglane, paneme su paika. Vaata, ilma jumalata pannakse paika kuningaid. Siin pannakse ilma jumalata. Sina oledki see raha veenes, paneme paika. Sa näed, siin tuleb selgelt välja, et ei ole. Näed, ilma jumalata pandi paika kuningaks. Kuigi Jumal, kui pandi paika juba Jumal, hakkas õnnistama, see saatis sinna ikkagi, siin tuleb Jumala headus välja. Tõsteti kuningaks ja tema
tema ema nimi oli Sakaalia, pärit Jeruusalemmast. Ussia otsis Jumalat ja prohvet Sakaaria oli talle õpetajaks. Jumala kartuses selle nõuande all õitses ta nii, et tal oli igal pool korda minek. Vaata, kui meil on hea nõuandja, prohvet annab meile nõu issanda teedel, siis on meil korda minek ja teil oli tohutu korda minek. Igas asjas, nii kaua kui ta otsis issandat, andis Jumal talle edu. Nii et põhimõtteliselt, kui me otsime issandat ja ainult tema palet, siis tegelikult meil on see Abrahami õnnistus saab meile osaks ja meil on edu. Edu kannab endas ka varjatud testi. Jumalal on edus kindlasti ka testid olemas. Ja sellesse testi kukkus ka tema seal sisse, millesse võib kukkuda kes iganes kristlastest, sest edu ei ilmuta ainult Jumala soosingut, vaid paljastab ka südame salajase olukorra. Kui sa liiga edukaks saab, siis on varsti näha, kui püsti su nina tõusis seal. Ja Jumala õnnistus ei olnud ainult rikkuse ja võidu näol, nagu me näeme selle Ussial, vaid talle anti ka ehitustarkus. Kui ma lugesin, vaata, milline ehitustarkus talle anti, tal tehti need müürid ja asjad, ta pani need müüri ümber, need kahurid, vaata, mis on, visatakse kive. Sellised tarkused andis, Jumal andis absoluutse tarkuse ehitada vastupidajaid müüre ja kõrbes isegi ehitada andis tarkuse selle Ussiale veesüsteemi. Sellel ajal, proovi kõrbes, inimene läheb sinna, kratsib pead, aga näe, kui Jumal annab sulle seal kõrbes tarkuse, hakkad sa selle veesüsteemi ehitama. Et vaata, kui me hoiame issanda ligi, on niimoodi õnnistused on. Ja seal on üks asi, kui me uhkus sisse tuleb, siis on see langus. Ussia loost näeme ka, et edu on ainult siis hea, kui see on alistuses issandale. Siis on see hea, kui sa oled alistunud issandale. Nõrkus parem positsioon, sest see paneb meid palvetama. Oled nõrkuses, vaata siis sa oled nagu palvemeelsuses. Ussia langes, sest ta oli tugev. Näed, seal on kirjutatud, oli ka vaata, et tema tugevuses, ta oli väga, siis hakkas langema. Paneb meid enesekindlust omama. Vaata, tugevus paneb meid enesekindlust omama, mitte Jumala kindlust, vaid enesekindlust. Siis on see, et küll mina saan hakkama. See on väga karm lugu. Meie kõige suurem languse uks võib olla avaneda siis, kui kõik läheb liiga hästi. Vaat, kui kõik läheb juba liiga hästi, sellepärast on ka manitsused vanast testamendis hästi palju. Vaata, et kui sul vara sigineb ja sa saad rikkaks, vaata, et sa ei unustad hea tegusi. Inimesed kipuvad unustama, enam ei kiida ega täna issandad, mida ta kõik on teinud. Et neil on manitsused, me ei tohi unustada, et see on Jeesus on meile andnud seda kõik. Ja teine õppetund on see, et vaimset võimu ei saa endale ise määrata. Vaimset võimu ei saa ise endale määrata. Sa ei saa endale võtta seda, mida sulle antud ei ole. Me ei tohi isegi osalises selles mässus olla. Ussia sisenes territooriumile, mida talle ei antud. Ta oli võitud kuningaks, aga mitte preestriks. Ta läks sellisesse kohta, kuhu temal asja nina ei olnud toppida. Ja kristlastel on see õppetund, äratus tuleb ja lähevad jooksevad, ei tea kuhu ninaga sisse, kus seal üldse nende asi. Et igal ühel on oma kutsumus, oma asi, et uhkus tahab minna, tahab kuidagi ka ikkagi sealt kuskilt kinni haarata. Oluline on jääda oma kutsumise piiridesse. Jumal ei ole kurt ega pime ega tumm. Ta on Jumal, kes räägib, ta on igal ühele selgelt ütlenud Jumala lapsele tema positsiooni ja selle asi, mida ta talle annab. Sellest tuleb lihtsalt liikuda. Selles samas asjas, mis issand on sulle andnud. Igal ühele ta annab. Mitte imustada kellegi teise oma. Oluline on jääda kutsumise piiridesse, mitte imustada teise oma. Tema tahtis minna ka preesti sinna. Mina nüüd lähen mina ja teen lõkke, see suitsutan. Karm lugu. Näeme, et uhkus algab sageli sisemiselt, enne kui see väliselt hävitavaks muutub. Alguses hakkab ju mõtte tasandil. Iskja ei alustanud ju kurjana.
Ta ei hüüljanud Jumalat avalikult, tema mäss algas eneseülistamisega, enesekestus, eneseülistus. Ta süda eostus sellest esimesena. Süda sai sellest juba, kui sa juba näed, et kõike on juba liiga palju juba rikkalikud, kui sa kuidagi pead vaatama, keegi peaks isegi maha tõmbama, kuule, tule nüüd natukene redeli pulgast allapoole, kui keegi juba näeb, et keegi on juba vend on endale positsiooni võtnud ja kuskile kõrgemale läinud, siis me peaksime tegelikult juba tule nüüd allapoole tagasi. Et rikkus ja sihukene asi võib seda teha. Ja tema mäss algas enese ülistusega. Tema süda eostus sellest esimesena. Kristlasena peame olema teadlikud oma mõtetest, sest langus algab mõttepatust. Algusest tulebki mõte, nagu Jakob seda kirjutab ka, et algusest tuleb mõte pähe, siis ta hakkab eostuma ja siis viljastub ja sünnitab veel surmaga veel. Kurat langes mõttepattu. Tema mõtles, hakkas alguses mõtlema, ma tõstan ennast kõrgema sarnaseks, istun kogunemismäele. Uues testamendis on hoiatus, et meile kristlastele öeldakse, vaadake, et ei lange samasse lõksu, nagu langes kurat. See on meile kristlastele öeldud uhkuse lõks. Me peame elama alandlikult ja meile määratud kutsumises. Ussia lugu jätab meile küsimuse, mis on ohtlikum kui tema uhkus. Kui Jumal meid õnnistab, kas me ikka väriseme tema ausuuruse ees? Kui me oleme õnnistuses, väga heas õnnistuses ja meil kõik läheb hästi, kas meil jääb see ausuuruse värin sisse? Me peame ennast läbi katsuma. Kas me ikkagi kardame issandat? Veitsi ärkamist praegu lugesin, siis vaata, mis oli. Seal oli Jumala kartus, oli seal tarkuse algus. Nad ei pande, lugesin seal, nad ei pande ühtegi reklaami välja, nad ei reklaamid mitte midagi. Rahvas tuli lihtsalt kokku, see Olar Robert siis oli, ta istus lihtsalt saalis ja ta ütles, et ta ei liigu enne kui Jumala vaim, teda liigutab, vahepeal istusid 3 tundi lihtsalt rahvas oli saalis, mitte midagi teidud, seepärast ei teantud käsku ja see Veltsi äratus, see on maailma suurim äratus, mis oli ja seal isegi ajalehed ja mitte midagi kuskile lubatud. Ühe korra nad panid mingisuguse kuulutuse ülesse ja siis Jumal keeras selle kohe nahka selle asja. Saad aru, et kui sa näed, et kõik kuidagi kuulutuse peale tassitakse inimesed kokku, siis see ei ole, see on inimlikkus. Inimesed tulid kokku, mul tuli kohe meelde see Olevist äratus. Venemaal ei olnud, mille proovis Nõukogude Liidu vahel kuulutust välja panna seal. Seal tuli lihtsalt sõnum, inimesel tuli minge Tallinnasse, nad ei teadnud, kus Tallinn ongi ja rahvas tuli kokku ja Balti jaama ja läksid kohale. Niimoodi ilma igasuguse kultumata. Niimoodi tuleb tegelikult äratused tulevad kokku, nii et inimlikkus seal ei ole. Inimlikkus on üks kõige hullem asi. Inimene tahab midagi ära teha. Kui inimene tahab ära teha, siis Jumal seal ei ole. Siis Jumal ütleb, et davai, tee edasi. Ja see Oran Roberts oli tõesti. Ja siis Jumala vaimgu tuli talle peale, siis ta oli Kristuse meel, siis ta läks jutlustama ja siis oli võitud jutlus kõik, et ta rääkis seda, mida Jumala vaim sellele kogudusele ütleb. Seal oli ka ülistuse kohta oli väga hästi öeldud. Ta ütles, et ei olnud lauluraamatud ega mitte mingisugused, kui meilgi siin ei ole mingisugused laulusõnu siin üleval. Mitte midagi ei olnud. Uued laulud tulid, spontaalsed laulud, lihtsalt hakati kiitma. Mul oli nii hea lugeda, vaata meil ka vahepeal kui laulame siin, siis tuleb lihtsalt see kiituse ja tänu, see hakkab tulema ja see ongi selline oli seal ka, et spontaanselt ja keeltes lauldi ja et see oli, võimas oli seal vaadata. Ja et seal, kus on see inimlikkus, seal tahetakse midagi ära teha ja see ei ole tegelikult, Jumal ei tule selle asja taha. Tema otsib tühjasi asja, ta otsib tühjasi, kes on tühjad, ise ennast tühjendanud ja ootavad ainult täitmist iga hommiku. Ja see, et seal oli ka see seal Veltsis värkis, et äratuses, et et Jumal ei tule kohale, nii et meie tuleme nagu, püha vaim ei tule kohale tegutsema, nii et meie nagu toome ta kohale, et me oleme nagu sisse toojad, me oleme need toojad, ei. Meie ootame ja tema tuleb.
meie oleme ootajad. Et kuidagi me peame selgeks tegema, kuidas asjad käivad. Seepärast, et kui me vaatame neid asju terves maailmas, siis me võime, kui me seda asja ei tea, siis me võime siseneda ise tegevusse kuskile sisse, kellegi inimese hakatusse sisse ja pärast lõpuks leiamegi, et oleme ise ka seal sees ja vaatame, mis asi siin toimub, kõik siin midagi teevad ja kõigil on mingid paberid käes ja kõigil on seal kirjutavad ja teevad seal, sa näed, et see ei ole enam Jumala vaim seal. See on ise tegevus seal. Ja samal nii. Ja Jumal on meid õnnistab, et siis me peame värisema tema au suuruse ees. Seal väriseti, seal õpetati seal, mitte õpetati värisema, vaid lihtsalt nad värisesidki ja et Jumala pühadus oli seal üks väga tähtis asi. Ja sellepärast ongi nii, et uhkustega tuleb tegeleda, et seda mitte mingil juhul kuskile sisse lasta. Ja siin on lausa ma kirjutasin palve ka selle asja peale, et issanda ette minna, et issand aita, et me sinu õnnistus kunagi kasutaks ära oma säramisega ja oma aupaistega. Võtta, see on täitsa Jumala pilge juba. Et Jumal tuleb kohale, siis me tõstame kuidagi ennast siin üles. Ei. Ja issand aita tõesti, et me sinu õnnistus kunagi kasutaks ära oma säramisega, aupaistega. Aita, et me sõltuksime sinust isegi siis, kui sa meid rohkesti õnnistad. Et sinu õnnistused ei muudaks meid iseseisvaks, vaid jääksime selle kõige sees alandlikuks. Kui me sind otsime, siis me seisame ja kui me sinust lahkume, siis me langeme. Aita meil seda mõista, see on meie elu pühad piirid ja anna meile tarkust neid mitte ületada. Et ma arvan, et see palve on niisugune päris korralik palve esitada kogu selle Usja jutu peale. See on sinna kirjutatud sellepärast, et meie seda Uue Testamendi loeme, kuna kirjutatud on, et need on kõik Vana Testamendi lood said näite pärast meile, mitte neile, kelle ajal jõuab kätte ajastu lõpp. Me elame ajastu lõpul ja meil on seal Vanas Testamendis vaja vaadata, kuidas suured kuningad võivad ülisuurelt positsioonilt langeda pidalit õpesse välja. Karm lugu on ju. Ja pärast oleks veel niimoodi, suri ära kuningate aegu, eraldati surmas ka ära, surid ära ja sina siia auda ei lähe, kuningate auda sina ei mahu, lähed kõrvale siia. Et issanda kartus on tarkuse algus, et tänu issand kogu selle asja eest. Tundub, et nii, mina siis see on see, mis issand nagu mind kõnetas selle asjaga. Ma loen ühe sükse vaimuliku mõtte ka veel, mida ma siin kopeerisin, mis on väga hea. Nagu ma muidugi ei teadnud, mis allikas see tuli, aga vahet ei ole. Väga hea allikas igal juhul. Et Jumal ei ütlenud Eesekile, et lugeda piiblit, ta ütles talle, et söö see ära. Võt. Eesekile 3 on üks rahutumaid käsklusi, mida Jumal prohvetide läbi annab, seetõttu paljud seda väldivad. Jumal ei ütle, et õppige seda, ta ei ütle, et jäta see meelde, ta ei ütle, et jutusta sellest, ta ütleb söö see ära. Tuleb ära süüa rullraamat, maitsev. Eesekelis 3.1 kolmandas peatükis esimesest 3. annab Jumal Eesekelile kirjarulli, mis on täidetud leina, needuste, kohtumõistmitega ning käsib tal seda ära süüa. Asi pole kirja lugemises, see on kirjarulliga 9 saamisega. See ei ole kirja lugemist, sa pead 9 sellega saama. Sõna peab minema läbi tema suu ja kõhtu, enne kui see temast kunagi välja tuleb. Eesekel ei tohi rääkida Jumala sõnu enne, kui need on saanud osaks temast. See vaata, kui Jumala sõna sõnu sees seal on osaks saanud. Ja ürik, ühesõnaga see rullraamat, maitseb magusalt nagu mesi, aga sees on juba mõrutunne natukene. Needused ka täis asja. Midagi põleb juba sees. See sõna loeb, sõnum, mille ta edastab, on karm, noomiv, kuid kuulekus on arm. Tõde rahuldab isegi siis, kui see haavab.
Vaat, tõde, meil tuleb kõik ära süüa. Et oi, Eeringat ei taha, loomulikult ma ei taha. Aga et tegelikult laud on kaetud Jumala sõnaga, siis kõik needused asjad, kõik sõid ära. See paljastab selle, kui paljud inimesed täna kuidas pühakirja kohtlevad. Me koorime sõna, võtame ainult valikuliselt, tsiteerime valikuliselt. Me vaidleme veebis, aga me ei neela seda. Käsikirja söömine tähendab, et Ezekiel ei saa end sõnumist eraldada. Ta ei saa seda mugavuse huvides muuta ega heaks kiitu saamiseks pehmendada. Sõna tuleb temast välja, nii nagu see sisse läks, sest see elab nüüd tema sees. Ta ei saanud valikut enam teha, kui Ezekieli olete lugenud. Ta ei saanud, väga karmid sõnad tulevad sealt välja, nii et sa ei saa, et oi, ma nii karmid ei ütle. Ja sellepärast saab ka Ezekielist ainulaadsamaid prohveteid. Tema elu muutub sõnumiks, ta on põhimõtteliselt, ütleme, kirjarull. Ja mehe ja sõna vahel, mida ta kannab, ei ole mingit vahemaad. See on põhimõtteliselt sõna saigi lihaks. Ta rääkis see, mis ta Ezekiel oli, ta rääkiski, ta oligi sõna saigi lihaks. Jeesus sai ka lihaks, vaata. Ta rääkis ju kõike absoluutselt, ta ei ajanud mingit tühja juttu, kõik, mis isa talle andis, ta rääkis. Ja Jeesus kajastab hiljem sama põhimõtet. Inimene ei ela üksnes leivast, vaid igast sõnast, mis tuleb Jumala suust. Ei lugenud lihtsalt, vaid elas selle järgi, mida Jumal talle näitas. Ja Jumal ei ole kunagi tahtnud pealt vaata, et ta tahtis anumaid, kastjaid. Ja seni, kuni sõna pole tervelt alla neelatud, ka need osad, mis ei maitse, nagu kohtumõistmine või needused, siis pole see sõna meie seest tööd teinud. Nii õnnistused kui needused, kui kohtumõistmised, kui julgustused, rõõmustused, need kõik peavad seal maitsema, kõik kogu see rullraamat. Ja Uues Testamendis on ka üks kiri, see, kus kohas ütleb, et on ju ilmne, et te olete Kristuse kiri. Selgesti loetav. Nii et põhimõtteliselt see Uues Testamendis toob sama asi ära, sööge ära. Sööge see. Nüüd Vana Testamendi rolli söödi ära, me paneme Uue Testamendi rolli, sööme samamoodi ära. Nii Vana Testamendi kui Uue Testamendi sööme ära. Ka Ilmutuse raamatus räägib rulli söömisest. Me peame tegelikult sellega 9 saama. Täitsa 9. Ja siis, kui me täitsa 9 saame, siit me loeme välja, siis me oleme õiged prohvetid. Mõtle, kui seda kirja ei võta, siis Jumal tahab sind kasutada kui astjat, näiteks kedagi noomida ja öelda lausa, et nüüd, kuule, varsti lõpetad väga kurvalt. Sa ei ole seda alla söönud. Siis sa käid aga muud kui paitamas seda. Kõik on hästi, lahutamas seal. Aga tegelikult on vaja, kui sa kirjarulli kogu lihtsalt ära söönud, siis Jumal saab sind selles osas kasutada, et inimese mõistusele tuua. Mõned ei loe näiteks põrgukirja kohti. Sa ei saagi, siis sa ütled kõigile, et sa pääsed, kuigi inimene elab täielikult mustuses ja jubeduses ja sul ei ole lihtsalt seda kirja kohta ära söödud, sellepärast sul ei meeldinud see kirja koht. Kus Jeesus ütleb, et sellised ei pääse. Sa ei söönud seda ära, kõik tuleb ära süüa. Sööme siis põhimõtteliselt, laske head maitsta Jumala sõnal. Et kõik, las meeldib kõik. See peab meeldima, sellepärast, et see on ju Jumala sõna. See peab meeldima, seepärast, et Jumala sõna juba ise ütleb, et tal on kõik kohtumõistmised on temal õiged. See on kõik absoluutne õige. Õiged kohtumõistmised, see on niivõrd õige, et tänul kui kiitus issandale.